Nii, tere Rattalõvi kuulajad jälle, mina olen Rene siin stuudios ja üritan siis 14. episoodi salvestada koos Indrek Kelguga Tartu maratonist ja Gert Kivistikuga samuti Tartu maratonist, võib niimoodi öelda. Meil on siis boss ja alluv. On see õige nimetusega, kuidas Indrek ise kommenteeriks? No ma tahaks öelda, et kaks kolleegi. Kaks kolleegi, väga hea. See on juba positiivne noot, et Gert sa ei pea ringi käima kontoris niimoodi, et tõmbad vahepeal pea igaks juhuks kõrvade vahele, käid nukatagusid mööda, kui Indrekul halvem tuju on. Ei ole jah, pigem nagu ikkagi asjad käivad meil nagu koostöös, et Indrek vaatab nagu võib-olla suuremat pilti ja mina lihtsalt siis vastutan oma valdkonna eest, aga samal ajal nagu ei karda küsida ja vastata mingitele küsimustele. No kui Indrekut me kõik teame, millega ta seal tegeleb, siis mis sinu valdkond seal täpselt on? Põhiliselt mina vastutan siis selle eest, et stardi- ja finišialad oleksid võistluspäevaks välja ehitatud ja kõik asjad oleks kohal ja olemas. No ma tegelikult lisaks juurde, et jah, ametinimetuse poolest Gert on siin ehitusjuht meileks, aga eriti ratta kontekstis on ta väga suures osas selline väärtuslik konsultant, et kellega koos nõu pidada, et ma siin aastaid või aastakümneid tegelikult tundsin puudust, et meil ei ole nagu oma sellisest büroo rahva hulgas kedagi, kellel oleks sellist nagu rattasõidu ekspert tausta, et kellega koos läbi arutada, et ma ise ei ole ju ka päris nii-öelda sündinud rattur, vaid vanemas põlves rattaspordi juurde tulnud ja läbi imbunud sellest nüüd küll igate pidi, aga ikkagi sa tahad nagu kellegiga oma mõtteid jagada ja arutada ja kinnitust saada ja selles suhtes on mul õudselt hea meel, et Gert on pundis. No väga hea, selleks ma teid ju siia kutsusingi koos, et Indrek, sinult ma lootsingi saada seda eksperthinnangut just korraldaja poole pealt ja Gerdi poole pealt võib-olla seda sportlase vaadet juurde, sest Gert koha peal ju hetkel teed ka endiselt trenni ja osaled üritustel, et juba kui Tartu maratonis tööl olid ju võitsid ära Tartu maratoni enda, et teadsid täpselt, kuhu lindid olid paigaldatud ja suunaviidad, et teadsid lõigata finiši suunas või lihtsalt vorm ongi veel nii hea? Too aasta, kui ma kohe esimesel aastal töö kõrvalt selle võitsin, siis tegelikult eelmisel aastal ju ma ikkagi sõitsin veel kontinentaaltasemel Euroopas päris tugevasti ja siuke tugev põhi oli all ja see, et seal nädal aega sisuliselt veel enne seda suurt trenni teha ei saanud, siis ikkagi see ühe päeva jagu vormi on nagu kogu aeg olemas põhimõtteliselt, et ja nüüd juba siuke teadmine ja kogemus ka, et see Tartu rattamaratoni kohad on mul olnud tõesti nagu päris kogu aeg nagu kõrged, et ma tean, kuidas seda sõita. Kahekordne võitja, eks? Jah, kahekordne võitja, jah. No vot, et õige mehe palkasid omale tööle, et siin ei ole midagi öelda, et seda eksperte arvamust sealt tuleb kindlasti. Aga täna on trenn tehtud teil mõleval, ei ole? Ei ole, see nädal on üsna kesine olnud, et olen ainult ühe korra saanud ratta selga ja nii, et üks kolleeg täna hommikul tuli Otepäält rattaga tööle, tegi päris kadedaks ausalt öelda. Mina ei ole ka täna veel ei ole sõitnud, aga see nädal ikkagi olen jõudnud juba sellest eelmisest üritusest pead tuulutada ja sõitmas käia, et jooksumaraton on siis selja taga, ma saan aru? Jah. Ja nüüd siis on Tour of Estonia meil ees, et palju pole jäänud. Seal on väike muudatus see aasta, et võib-olla Indrek tutvustad seda muudatust nüüd versus varasemate aastatega siin. Sa pead vist proloogi silmas. Jah, et vahepeal ta oli ja siis kadus ära, nüüd on jälle uuesti. Jah, eks me siin oleme visklenud selle Tour of Estoniaga niimoodi suutlikkuse piiril, et kas iga sügis läheme ootuste lootustega, et äkki venitame 3 päeva võidusõitu välja kevadel niimoodi 80% juhtudel selgub, et kuidagi ei vea välja ja jääb 2 päeva peale ainult. Aga sellel aastal siis tegime mõned otsused, mis
mis võimaldavad ikkagi proloogi teha ja noh, selle realiseerimiseks suure aluse pani tegelikult jälle Kerti poolt tulnud äge mõte teha seda proloogi hoopis treki peal. Ja noh, ütleme kõik, kellele ma seda siis nagu algul esimeses matsus olen rääkinud, siis jäävad tummaks põhimõtteliselt, silmad lähevad suureks. Ei oska midagi öelda, kokutavad natukene, aga kui siis nagu mõte edasi hakkavad käima, siis on kurat äge, tegelikult ju täitsa äge on ju ja oi, seal saaks, see on nii ja naa ja igasuguse üksed nagu mõtted hakkavad vanadel rattameestel peas jooksma, et me väga loodame, et saab üks vahva asi olema, see Tour of Estonia proloog Tallinna velotrekil see milline aasta. See konkreetselt välja näeb siis seal treki peal? Kas ta on siis mitu ringi või? Sisuliselt 1 kilomeeter paigalt startist ehk siis 3 ringi. Niimoodi ühe kaupa. Noh, algselt me siin mõtlesime, kas oleks võimalik 2 ratturit korraga rajale saata, nii nagu treki peal. Tegelikult on ka ju trekivõistlusi, jälitussõitu tehakse aga seal kohtunikud panid käed, et võistlusväärtused on ja nii edasi, et peavad startima ja finišeerima täpselt ühes kohas, et muidu oleks seal nagu ju nii-öelda vastukuti see finišeerimine ja startimine, aga põhimõtteliselt eraldi start treki peal 1 kilomeeter. No ühesõnaga, et sina võtad Kert kogu pahameeles enda peale, kui mõnele osale ei meeldi, sest sina olid idee algataja. No jah, selles mõttes ma mõtlesin pigem nagu seda, et kui võtta seda, et soov oli ikkagi see proloogipäev ära teha ja kõik arvesse võttes, siis tundus nagu parim võimalik lahendus teha nagu turvaliselt ja noh, eelarvet arvestades ka nagu see lisapäev ikkagi ära, et sõitja mõttes ma arvan, et noh, kes tahab ülesmäge, kes tahab mingit tehnilist proloogi, kes tahab noh, täitsa sirget, et see on nagu muidugi, et oleneb väga sõitjast, aga ma arvan, et igati tervitatav on ikkagi see, et see lisapäev nagu saab toimuma ja ta ilmselt jätab ka oma jälje siis sellele järgnevale päevale Tallinn-Tartule, et sõit võib-olla on natuke teistsugusem, kui ta muidu on olnud. Et see proloog tekitab kohe juba liidrid ja väiksed süksid vahet sisse. Ma olen täiesti nõus, et see annab täiesti uue mõõtme Tallinn-Tartule. Et muidu ju alustad Tallinn-Tartut nullist, aga siis on juba mingi hierarhia väike paika pandud selle proloogi pealt ja siis on vaja hakata ründama neid justkui liidrid, et see annab teise mõõtme kindlasti. Et selles mõttes on see proloog väga hea mõte. Kuidas muidu ülejäänud korraldusega seal Tour of Estonia raames, et ma saan aru, et Ladies Tour of Estonia see aasta ei toimu, et see käib seekord üle ju? No jah, et eks me kõik need hädad tegelikult ju taanduvad ühele sõnale ja see on raha ehk rahapuudus, et oleks võimalused avasamad, hea meelega teeks nii meestel rohkem võidusõidupäevi kui ka naistesõidu ja kui me siin eile sellise väikse uudisnupu teatud põhjustest avaldasime, siis tegelikult ühest olulisest põhjusest kõva häälega ei rääkinud. Ja see on asjaolu, et tegelikult see ühepäeva sõiduna, see Tour of Estonia siin kaugel Euroopa nurgas tegelikult tiimidele atraktiivne ei ole, just nimelt siia tuleku suurte kulude tõttu ja üks põhjus ka, miks me siis selle aasta naiste tuurile ikkagi kriipsu peale pidime tõmbama, oli see, et märtsikuuks oli põhimõtteliselt 4 tiimi, välistiimi siia valmis tulema. Et see huvi lihtsalt on selline kesine ja suur võitlus on iga aasta olnud, et siin mingisugune 60 naist joone peale saada. Et tahtjaid oleks, kui oleks 2 või 3 võidusõidupäeva, siis päris kindlasti, sest naiste sõite on vähe, eriti madalama kategooria sõite aga jah, see oli nagu tegelikult see nii-öelda otsuste ahela esimene kaalukeel, mis hakkas nagu mõtteid viima sinna, et kas me peame midagi selle naiste tuuriga teistmoodi tegema.
kas meeste poole peal tiimide kutsumine on lihtsam? Ma ise spordirektorina tean lihtsalt, et kõrgem kategooria tiimid loevad punkte päris kõvasti, eriti need, kes tahavad sinna maailma esi 20-sse või nüüd 21. hulka mahtuda ja 3 parima pro-kondi tiimi hulka mahtuda, et saaks automaatkutseid klassikutele ja suurtuuridele või koguni World Touri pääseda, et siis vaataks ikkagi kaunis kriitilise pilguga, et kuhu minna ja esimese kategooria velotuurid on juba selline teisejärguline, et kui tõesti kalendris on auk, et siis minnakse, aga et nüüd on pigem nihkunud sinna pro kategooria suunas see punktisaak päris magusaks ja sinna ka minnakse, et kuidas Tour of Estonia nagu väljund on, et kuidas see tiimidega suhtlus käib ja kas on ka vähekenegi lootust, et tulevikus saab kategooriat tõsta ja tuuri pikemaks teha või mis selleks muutuma peab, kui palju peab eelarve üldse kasvama? No kõike seda suuremaks, kõvem kategooria, kõik see on võimalik, kui me suudaks eelarvet tummiselt kasvatada. Et esimene mats oleks ikkagi päevade arvu pikendada, et miinimum 3, pigem hea oleks 4 päeva. Ideaal võib-olla 5 päeva, aga selle esimese kategooria sõidu tegemisel sellel tasemel, mis me seni oleme teinud, on miinimumkulu võistluspäeva kohta on 60 000 eurot. Ja sellega peame nagu arvestama. Täna me ei ole suutnud siis rohkem kui siukene 160 000, 170 000 seda eelarvet kokku kraapida, et sellepärast ka see võistluspäevade arv on selline, nagu ta on. Aga esimeses järgus enne kui kategooria tõstmise peale minna, ikkagi tahaks võistluspäevade arvu tõsta, sest kategooria tõusuga kaasneb ka tegelikult see, et pro kategooria sõidul võivad osaleda nüüd konttiimidest ainult siis korraldava riigi konttiim ja maksimaalselt 2 siis väljaspoolt konttiimi. Ehk see seltskond, kes meil siin kõik ümbruskonna maade konttiimid peal on, et nendest jääks see valik üsna kitsaks. Ja uks avaneks loomulikult palju suuremalt pro-kontidele ja World Touri tiimidele, aga kindlasti on nagu nende siia saamise kulud ka suuremad, et konttiimid on väga huvitatud siia tulema ja täna me katame põhimõtteliselt ainult kohapeal majutus ja toitlustuskulud, et sõidukompensatsioone me kellegile maksta ei jõua ja seda vajadust ka ei ole, nii et sellepärast selle kategooria tõstmine, sellega peab ka mõtlema ka seda, et kas see meie kohalikule sellisel rattapoliitikale on kasulik või mitte. Ja et rääkides kohalikust rattapoliitikast, siis Eesti poistele on alati uhkusasi olnud Eesti koondist esindada, et Gert, mitu korda sina oled saanud Eesti tuuri sõita? Ja kas on sedasi, et poisid ikkagi ootavad seda, et saaks koondise kutse ja sõita koondise eest koduteedel? Kindlasti jah, see on nagu siuke hooaja esimese poole siuke tore kogunemine natuke nagu Eestis ka, et juba teatud arv võidusõita on nagu jala taga ja kui on võimalik koondist esindada, siis see on nagu igaühe jaoks nagu oluline asi, et mul on äkki õnnestunud 2 või 3 korda sõita koondise eest ja siis viimane kord siis ma sõitsin selle ATT Investment tiimiga. Et jah, selles mõttes see on ikkagi oluline sõit, ma arvan, üks olulisemaid siin kodukamaral nii-öelda. Ja kuidas sa võidusõitjana ise tunnetasid, et kas tänu sellele Eesti tuurile mõnes mõttes kantakse ka päris hästi seda sõnumit Eestist edasi ju rattaspordi seltskonnas endas? Jah, selles mõttes, et meil siin see esimese kategooria võidusõit ja et üldse nagu saad peale ja sellest nagu oma tiimile on ka nagu ikkagi oluline, et saaks häid võidusõita. Mul oli just olukord, kus tuli
tööandja juures, kus ma siis töötan, tuli Sloveeniast massöör ja viis mu Pariisi lennujaama just siin eelmine nädalavahetus ja minu jaoks tundmatu kutt, aga hakkas rääkima, et oli eelmine aasta veel jalgrattur, käis Eesti tuuril ja Tartust olid talle väga-väga kõvad muljed, nii et muidugi ütles, et rada on ekstreemne, positiivses mõttes ekstreemne, et üliraske ja päris võidusõitja rada, aga teadis ka väga palju head rääkida Eestist üldse, et ja oli näha, et ta oli kuidas öelda, entusiastlikult meelestatud ja kindlasti kandis väga positiivset sõnumit Eestist kui sellist edasi ja ka Tartust endast, et selles mõttes ma arvan, et see Eesti tuur nagu on päris hea sõnumi edasikandja, et aga siit sõnumi edasikandjate juurde minnes teleülekanne on kindlasti üks asi või vähemalt videoülekanne, et kuidas see aasta on, kas Tour of Estonial on meil ülekanne või ei vea välja? Ei vea välja jah, mitte midagi ei ole teha, et no samas ongi jälle valikute küsimus, et kas 3 päeva võidusõitu või veebiülekanne, et sisuliselt oleks pidanud jälle selle 1 päeva canceldama, et 2 päevast ülekannet teha. Et keeruline on jah, et oleme siin igasuguseid plaane pidanud, et noh, siin raja ääres entusiastlikud pealtvaatajad on ka siin jaganud igasugu lubadusi, et noh, kurat, Shaagi siin seda ülekannet tehtud, oleks minu käest küsinud keegi, kurat, ma oleks andnud küll. Noh, niisugused jutud kõik, et saaks need kõik ühe laua taha korraks ja ma arvan, et niisuguste väikeste süstidega need rahanumbrid ei ole nagu nii ulmelised, et seda nagu kokku ei saa, aga täna meil lihtsalt ei ole seda powerit kõikide muude asjade kõrvalt panna niimoodi, et saaks nüüd ainult selle tuuri rahastamisega tegeleda ja samamoodi selle ülekandega seonduvalt. Et küll me oleme mõtlenud, et kas see kannaks kuidagi tasulise lahendusena, ala, et tegelikult veebiülekandel alati on olnud siukene 12-15 000 vaatajat minimaalselt, et kui iga vaataja maksaks selle eest 10 eurot, oleks juba väga arvestatav summa ja saaks palju muresid murtud, aga teades tegelikult, kuidas ratta seltskond selliste asjadega käitub, siis nii nagu see pilet sinna külge pannakse, siis ma arvan, et tehakse kõik võimalikud lahendused, kulutatakse meeletult energiat, et seda 10 eurot maksmata jätta ja kuidagi nagu kõrval või tagauste kaudu sinna ligi pääseda. No rattasport on jah juba läbi aegade harjunud sellega, et pileti hinda ei küsita. Et see on üks, miks ta ka sponsoritele vist ahvatlev Kesk-Euroopas vähemalt tundub, on just see mõõde, et inimene saab tulla tasuta ja saab elamuse sealt. Ja niimoodi need massid sinna rajaarde tulevadki, et kahjuks ta nii on jah. Jah, see meie eesmärk ka kindlasti ei oleks seda piletit või tasulisi asju teha, kui see raha kuidagi muud moodi tuleks, aga kahjuks sellised normaalsed turu reeglid, mis Lääne-Euroopas töötavad või mitte reeglid, vaid isegi nagu mudelid, siis Eesti väiksuse tõttu siin kahjuks ei tööta. No nüüd otsime selle juurde, et Eesti on väike ja kui nagu sa ütlesid ennem, et kui pro-kategoorias ei saa kohale kutsuda neid kõrvalriikide konttiime enam sellises mahus kui ennem, et siis kuidas tundub, et kas UCI nende väikeste riikidega arvestab ka, et kui ma lähen Prantsusmaal pro-kategooria võistlele, siis seal on ju koha peal 5 konttiimi, kes kõik on stardis ja veel paar külalist väljas ka, need tegelikult stardijoonel on 7-8 konttiimi teinekord. Meie seda siin lubada ei saa, sest me ei tohi kõrvaltriigist kutsuda, et kas kui vastutulek UCI selliste kompromisside tegemisel on või nad pigem panevad, lajatavad kõigil ühe rauaga, et mis tunne sul, Indrek, selle koha pealt? Kui me puhtalt võistlusmäärsusi vaatame ja seda evolutsiooni siin selle 25 aasta jooksul, mis mina selle võistlust korraldajana UCI tasemel olen kaasas käinud, siis ikka ega see mäng ikkagi käib sinna suurte katlasse täiesti selgelt ja nende huvid on esmajärjekorras kaitstud, et
ehk raha räägib tõenäoliselt iseenda eest ja nende väikeriikide, eriti ääremaade ja nende kaitsjaid ma väga kuskilt ei näe. Ja kui sa ütled, et Prantsusmaal pro-võidusõidul on 5 konttiimi peal, siis näpuga reeglites järgi ajada üle 3 ei tohiks neid seal, või tähendab, tohib olla sellisel juhul, kui nendest 5-st 3 on vähemalt siis koduriigi tiimid ehk Prantsuse tiimid. Selles mõttes on see realistlik jah, et võib-olla võib täiesti tõele vastata ja kõik reeglite pärane olla. Aga Eestis hetkel meil siin kõik on tegelikult Eesti tiim, eks ju, vist praegu sellel aastal ka, et üks tiim oleks, kelle me siis saaks peale panna ja rahvuskoondise ja see oleks kõik, eks. No nii, lähme siit edasi võib-olla siis selle rahvaspordi poole peale. Sa ennem ütlesid ka, Indrek, et kõikide muude teiste asjade kõrvalt teed ju seda Tour of Estoniat. Aga ennem kui lähme selle rahvaspordi juurde, siis mul on siin esimest korda elus ettevalmistatud mõned kiired küsimused. Et Rattalõvi podcastis me ei ole veel seda teed läinud, et midagi ette valmistaks, aga seekord siis valmistasime mõned küsimused ette. Ja kiired küsimused, pane siis Gert, alustame sinust. Nii kuidas tuleb, ennem kui avame selle kohaliku karusselli. Nii et Gerdile siis, kas sa ise oled kunagi mõnele korraldajale kiituskirja saatnud või hoopis kurtnud? Kirja vist ei ole saatnud, aga lihtsalt öelnud küll, et midagi on hästi tehtud, siis küll jah. Kas oled valinud võistlus selle järgi, kus on parem supp või finišijook? Võib-olla tõesti jah, selles mõttes mitte otseselt, aga kaudselt võib-olla küll. Kas oled jätnud osalemata, sest stardimaks on tundunud liiga kõrge? Jah. On olnud tegemist siis hiljaks jäämisega, eelregistreerimisega? Pigem küll jah, et sellel viimasel momendil pole tundunud enam mõistlik nagu teha seda otsust, et minna. Kui palju käib Eestis nõnda nimetatud Strava ego ja kas hoiad ise ka mõnel lõigul silma peal, kus sul endal hetkel rekord püsib? Ma arvan, et see oli mõned aastad tagasi oli nagu mingi suurem teema ja väga kodu ümber paar lõiku on, mis me seal vahepeal üksteselt üle trumpame, aga muidu mitte. Mitu rekordit praegu sinu nimel veel on? Ei oska niimoodi öelda. Üks sõna kirjeldamaks Indrek Kelku ülemusena. Üks sõna. Ma ei teagi, mis ma siis saan öelda. Fanaatik on. Fanaatik, väga hea. Nii Indrekule, kui tihti sa kuuled küsimust, kas liiklust päriselt peab kinni panema? Ikka päris väga tihti ja siin on väga markantseid näiteid, ettepanekuid igasugu ametkondade poolt, kuidas võiks teha, et liiklust kinni ei peaks panema. Kas üritustel osalejad loevad juhendit? Osad kindlasti, mõistlikum osa loeb. Ja. Mida sa nendest arvad, kes juhendi lugemise asemel otse sulle helistavad ajal, kui on kõige kiirem korralduslikult? Ütle otse. Võiksid juhendid lugeda, et võiksid natuke suurt pilti ja mõista ja oma ninast natuke kaugemale mõelda. Kes esitavad kaebusi rohkem, kas jooksjad, suusatajad või ratturid? Nii kõhutundelt. Võib-olla ikkagi kõige rohkem ratturid. Ja. Kui palju on osalejaid, kes kirjutavad sulle pärast võistlust ka kiitust? Tegelikult päris palju ja ma ütleks rohkem kui laitust kirjutatakse isegi. Mis on kõige absurdsem protest või kaebus, mida oled saanud? Neid on nii palju, et praegu isegi ei tule ühtegi jaburat kohe niimoodi meelde, mida siin välja tuua, aga neid absurd. Ja mis sul viimane selline lihtsalt meeles?
noh, enamasti mul ei tule nagu mingi konkreetne case meelde, aga enamasti on need seotud nagu sellega just nimelt selle oma egokesksusega, et kuidas nagu inimene protesteerib millegi vastu, mis häiris teda tegemast, nägemata suurt pilti, mille sees ta seda oma sooritust pidi tegema, et süüdistab küll korraldajad, küll teisi ja nii edasi, et enamasti need absurdsed süüdistused on kõik just sellega seotud, et see enesekesksus domineerib nii hullult, et ei näha, et teised ümbritsevad on ka, kellega peavad arvestama. No selge, aga siit vaikselt hakkame liikuma siis kohaliku kalendri suunas ja alustuseks võib-olla kohe sellest, et meil olid siin ajad 10 aastat tagasi, kui oli lausa 2 maanteesarja. Et Indrek, sina isegi veel hiljaaegu korraldasid Valgete teede rattarallit lisaks Tartu rattarallile ja Tour of Estoniale, mida ka see aasta ei toimu. Et mis on vahepeal juhtunud? Et kas ei ole enam nõudlust selle järgi või kas mõnes mõttes lihtsalt ei ole ka enam rahval võimekust ja samamoodi nagu ka korraldajatel võimekust korraldada sellise kujul, nagu soovitakse. Et kus võib olla see võib-olla ma selle Valgete teede rattaralli jutu räägin esimesena ära, et siin kindlasti Valgete teede rattaralliga ei saa öelda, et ei ole nõudlust, et see sõit leidis oma niši üsna kiiresti ja selline ütleme 150 osalejaga kriitiline mass oli täiesti olemas, et seal pigem on seal ka probleemid koha peal Sangaste lossi omanikega seonduvalt ja selle võimaluse kindlusega, et ma seda võistlust seal saaksin teha, et see ette teadmine oleks sisuliselt, et seda nagu kindlust saada, et plaanitud päeval lossiõues midagi teha saad, öeldi mulle, et kliendid kogu kompleksi 5 või 6 tuhat eurot ja siis kindlus sul on. Vastasel juhul, kui keegi teine tahab seal pulma pidada ja samal ajal ja ta ütleb, et meil ei sobi, kui see võistlus hommikupoolikul ja enne lõunal seal õue peal toimub, siis seda seal teha ei saa. Et sellistel alustel ma ei saa nagu ette planeerida asju ja samas rahaliselt ei ole ka seda võimekust, kui kogu võistluse senine eelarve ongi 6000 eurot. Ma korraks süstiks võib-olla siia vahele Gerdiga, et Valget teed sinu jaoks kui amatöörrattur Eestis. Kuidas tundus see formaat ja on kahju ka, et selline sõit puudu on? No nüüd eriti, kui tegelikult kalender on maru hõredaks jäänud, siis ikkagi starte maanteeratastel tahaks nagu juurde. Ja olemuslikult ka, et ta oli ikkagi siis, kui ta tekkis, siis ta oli nagu siuke uus ja huvitav. Otseselt ju sellel hetkel veel nagu seda mingit graveli buumi ja sellist asja nagu ei olnud, et siis ta oli nagu ürtsitas võib-olla seda tavalist maanteekalendrit nagu oma eripäraga. Aga jah, selles mõttes on ikkagi kahju, et teda enam ei toimu. Nagu Gert ütles, et tahaks võistluseid juurde saada, et kalender on hõre, et meil need 2 maanteesarja olid. Kuidas sina näed seda siis, Indrek, et kas ka Tartu rattarallil on näha, et on seal ka numbrid langenud või pigem mitte või kuhu need inimesed jäänud on võistlusarjalt? Jah, Tartu rattarallil on ka langenud, põntsu pani tegelikult COVID-i aeg ja samas, kui vaatame nagu pikemat perioodi siin viimase 15 aasta jooksul, et siis tegelikult igasugused muud sõjad ja võnked siin Eesti rattakalendrites on ka Tartu rattarallile tegelikult täiesti oma mõju avaldanud. Et esimene siukene jõnksatus käis läbi tegelikult 2015, 16, 17, kui ma ei eksi, kui need maastikusari pooldus nii-öelda, et eraldus siis Estonian Cup ja tänane siis Bosch maastikusrattasari, et see seal kohati läks natukene nagu näotuks sõda ja päris mitte väga palju, aga ikkagi inimesi, kes selles karussellis varem olid olnud,
ütlesid, et käige te, kus kurat mind see võistlemine enam üldse ei koti ja loobusid nii-öelda võistlustel osalemisest. Et see jonks käis läbi Covidi järgselt, kuna rattaralli oli üks meie 2 üritusest, mis siis 2 aastat Covidi piirangute tõttu ära jäi, kukkus osalejate arv 2019. aastaga võrreldes peaaegu poole peale, nüüd ta vaikselt kerib sealt ülesse, aga tegelikult ikkagi on ta 25% väiksem kui oli. Ja see, et meil ei ole enam korralikku maanteekalendrit või pigem just sellist nagu rahvasõitjale suunatud või aktiivsele harrastajale suunatud sarja, siis see tegelikult ikkagi siukest nagu aktiivset võistlusharrastaja osalejat hulka ka kindlasti vähendab, et no see on kogu siukene kinnitust leidnud mudel tegelikult, et siukene suur keskne võistlus või suur üritus tegelikult vajab siukseid lisaväikseid ojasid või jõgesid, mis aitavad nagu juurde tuua inimesi, näiteks nii nagu Estolopeti sari on suusamaratonidel, linnajooksude sari on jooksudel, et rattamaratoni kontekstis ka need maastikurattasarjad on väga olulised, eks. Ja kahjuks maanteesõidu asi on meil nüüd ikkagi täitsa nagu aia taha läinud. Kas võidusõitja koha pealt, kui meil on juurde tulnud ka veel lisaks gravel, kas killustatus on ka natukene suur sportlase jaoks või ütleme kohaliku amatöörratturi jaoks või pigem mitte? Ma arvan, pigem praegu selles mõttes ei saagi seda ju olla, et neid väheseid maanteesõite, mis on, et praegusel juhul ei ole kattunud veel gravelisõitudega, et oleks nagu see, et samal päeval on gravel ja on mingi vägev maanteesõit ka, ja siis nagu saaks nagu seda näha, aga lihtsalt see kalendri hõredus praegu ei luba seda nagu välja tuua isegi, et mis see seis nagu tegelikult on. Sest suur pamm plahvatas, nagu sa Indrek ütlesid, kuskil see 2016, kui olid need sarjad maanteel maastikul, siis pidi valima reaalselt, kuhu minna. Nüüd me oleme sellist olukorrast väga kaugel, isegi kui meil on üks spordiala tegelikult juures. Mida ratturid omavahel räägivad või arutavad seoses sellega? Eks ikka selles mõttes on ju, kui lihtsalt rääkida sellest, et sõitude vähesus ja see, et räägitaksegi seda, et sõite ju ja starte võiks rohkem olla, aga samal ajal otsitakse ka väljundit, käiakse siin Lätis võistlemas ja hakatakse siis need, kes sõidavad muidu ainult on maanteed sõitnud, sõidavad siis mingit gravel-etappe või üldse maastikusõite, et puhas nii-öelda, et kui sa oled nagu puhas maanteesõit, et ma nüüd tahan maanteevõistlusi, et see on nagu põhimõtteliselt Eestis suhteliselt keeruline. Et hooaja alguses siin mõned kriteeriumid ja rattarallid nagu on, aga need ei ole siuksed suured sõidud, et millega saaks terve hooaja siis ära purjetada. Mis on need põhikriteeriumid Indrek korraldaja jaoks, et ta oleks üldse motiveeritud minema ära tegema seda ühte rattarallit näiteks, et on see inimeste hulk, on see vabatahtlik inimeste, on see konkreetselt rahanumber seal taga, et mis on need suuremad kriteeriumid, millega korraldaja tegelema peab, et mis peavad täidetud olema, et ühte üritust korraldama minna? Eks ikkagi sul peab olema seda kellegile korraldada ehk see huviliste ja reaalselt siis starti tulejate hulk on ikkagi see põhivõtmesõna ja selles mõttes ma natukene olen sunnitud ikkagi kivi viskama ka meie sellist päris rattateenerite või nende kapsaaeda, kes siis sportivate jalgratturitega tegelevad, et palju nurisetakse, et ei ole võistlusi, aga tegelikult kui sa selle võistluse teed, siis mitte väga palju ei ole neid klubisid, kes reaalselt ka ikkagi kohale tulevad, et seda ma saan siis Valgete teede rattaralli näitel ikkagi täiesti reaalselt öelda, et mitte Eesti rattaklubid ei hoidnud seda sõitu vee peal, vaid tegelikult ikkagi harrastajad ja seeniorsõitjad ja need on need, kes selle lõbu tegelikult kinni maksavad.
et kui klubid tahavad võistlusi, siis on vaja ka nendel osaleda ja noh, peab aru saama, et stardimaks on ka ikkagi väga vajalik osa, et tasuta ei saa ka neid võistlusi teha. Et see on nagu asja üks pool, mis kindlasti peaksid nagu kõik rattasõidu sees olevad inimesed mõtlema ka, et kuidas need võistlused saavad nagu üldse toimuda, kui osalejaid ei ole. Nojah, see on klubid ja see on mõnes mõttes ka see kogukond selle klubi juures, kes sellest aru peab saama ja teistpidi need klubid ise ju ka korraldavad või peavad korraldama koos oma selle kogukonnaga, et kui palju sinul on inimesi kaasatud näiteks ühe Tour of Estonia etapi korraldamisse, rääkides seal rajaturva numbritest või rattarallile veel suuremad numbrid kui Tour of Estonial, et palju neid inimesi selle ürituse ümber on vaja? Ja, rattaralli on kindlasti palju suurem, et Tour of Estonia on tegelikult üsna kompaktne ja eriti ei saa öelda, et lihtne, aga ressursisäästlikum on teha sellist punktist A punkti B sõitu, kus sul see võistluskolonn liigub edasi kogu aeg ja see turvapall veesleb ka edasi, et sul ei ole nagu Tallinnast Tartuni kõik teeotsad püsivalt julgestusega kaetud, vaid need julgestajad roteeruvad kogu aeg, et tegelikult Tallinn-Tartu etapi me teeme ära, korraldajate hulk on seal umbes võib-olla 100-120 inimest ehk suhteliselt sarnane nagu võistlejate hulgaga. Aga kui Tartu rattarallist rääkida, et siis seal on siukene kogu kaasatud inimeste arv 500-600 kandis ikkagi. Need on päris viisakad numbrid, et kui räägime nüüd klubist, kus sina praegu Gert sõidad, Eesti üks väheseid, kus selline kogukond on koos, kes käib nõnda nimetatud justkui eliittiimiga või saavutussporditiimiga võistlustel, et suur teil see punt on ja palju klubis ümberringi inimesi on, et kas sa näed, et seal seltskonnas oleks need numbrid koos, et mõni üritus ära korraldada või tegelikult klubi ei ole ise piisavalt võimekas, et peaks väljaspoolt kõvasti rahvast juurde tooma, et kui tahaks mingit üritust korraldada? Sa mõtled siis klubiga nagu võistlust korraldada? Yeah. Eks seal olegi ikkagi see, et peab olema ju kellele seda korraldada, selles mõttes see on nagu väga, väga õige nagu tähelepanek, et kuskilt on vaja korralduseks minevad kulud nagu katta ja ega see ürituse korraldamine nagu odav asi ei ole. Et ideeliselt nagu klubiga võtta see initsiatiiv ja teha mingi üritus, ma arvan, et see on nagu võimalik, aga jah, et siis peab olema osalejaid ka ikkagi. Siis peab ikka jah, selles mõttes peab olema osalejaid ja kogu see värk, et kus ringil ja kus mis, et päris kuskil metsatuka taga ei taha ka nagu teha seda, et tegelikult tahaks teha ju ikkagi ägedat asja, et see paistaks välja ka, et see on nagu mingi asi, et me siin võistleme rataste peal, et mitte nüüd, et üksteisel patsute mõla peal, et lahedat asja teeme. Ma just sain siin Andri Lebedevilt väga huvitavat statistikat, kus räägiti siis sellest, kui palju on spordis vigastusi erinevatel spordialadel ja spordialade lõikes, siis tegelikult jalgrattasport on kõige ohutum spordiala vigastuste mõistes. Kuigi seal telekas me näeme kukkumisi ja asju, siis pallimängud on peajagu teistest spordialadest üle erinevate karjääri lõpetavate traumadega või lausa elu lõpuni sandistavate traumadega, kus enam ei saagi seda spordiala teatud alates teha. Siis rattasport on risti vastupidi see, kuhu need vigastatud kõik hiljem suunatakse, et kuhu need inimesed siis jäävad, Indrek, et mis sa arvad, et kuidas oleks veel võimalik neid inimesi motiveerida ennast mitte minna lõhkuma, vaid tulla nautima? Seda, et rattasport on kõige turvalisem spordiala, selle mõtte sa võiksid Priit Pullerit sulle edasi kanda, kes on väga tõhusa panuse andnud ka selleks, et meie eriti just maanteesõitudel võimalikult vähe osalejaid oleks, et kahjuks niisugune
paanika ja hirmu külvamine inimestel, kellel on meediaväljundid käes, teevad ka oma töö, et selles suhtes on jube kahju, et seda positiivset poolt rattaspordis üldse välja ei taheta tuua, aga tõesti sellega ma olen kahel käel nõus, et täpselt kõik ülekaalulised, mis iganes hädadega vanad jalgpallurid, korvpallurid, kõik saavad rattasõidus edasi aktiivsed olla ja ennast nagu liikumas hoida aga mida me näeme vähemalt siin nii-öelda Põhja-Euroopas on ikkagi see suundumus selline, et ega seda nii-öelda tõesti hammas-hamba vastu võitlemis ja võistlemis huvi ja emotsiooni nii väga ei ole, et see on pigem selline natukene hääbuv instinkt. Mis võib-olla suurt pilti vaadates on mõistetav, et kahjuks peame tõdema, et kogu see inimkond on niisugune hääbuv liik, mis kunagi tõenäoliselt välja sureb ka. Et selles mõttes on nagu loogiline, et kui sa ei taha võidelda ja oma elu eest, siis oledki hääbumisele surmale mõeldud, eks. Ja see peegeldab siin need loodusseadused tegelikult nagu elusse väga ilusti tagasi, et see nii-öelda võistlemise ja võitlemise instinkt on tegelikult väga eluterve instinkt, et ühele tugevale liigile omane ja kui see instinkt hakkab nagu vaikselt ära kaduma, siis ongi see liik hääbumisele määratud. Et selles võtmes nagu spordivõistlused on niisugust seda inimkonda nagu tugevdavad ettevõtmised igal juhul. Nii et. Aga jah, pika jutu lõpetuseks, et see nii-öelda selline kulgemine ja nautimine ja fun ja vähem nagu valu ja vahetut võidusõitu on pigem nagu tundub, et see trend, kuhu me täna liigume nii rattasporti kui ka tegelikult muude selguste massispordi üritustega. No ise siin korraldan kus Tartu rattaklubidega Kommipommi lastesõite, kus siin samas Tähteres, kus me oleme, oli 450 last kohal, Ülenurmes 600 last. Me oleme Limpa rattakooli ruumides praegult, kus siin Vahur Teppan koos kaaslastega rattakooli eest veavad ja seal kümned ja kümned, kui mitte 100 lasteaiarühmad käivad läbi, et neid lapsi justkui sinna rattaselga pannakse päris palju ja sealt seda hoogu antakse siin vähemalt Tartus. Aga kuidas sa näed oma lastesõitude pealt, et kas need numbrid on seal püsivad, mis on lastesõitude trendid ja kui palju sealt edasi kandub seda ka sinna ülespoole, et me ju teame kõik, et kui me siin rääkisime sellest natuke hääbumisest, siis et Eesti sündimus on ju drastiliselt langenud ja mingi hetk tegelikult meil lihtsalt ongi neid eestlasi siin vähem, et saame näha, kas meid siin Eestis on ikkagi sama palju lõpuks, aga hetkel neid sündivad eestlasi on ikkagi oluliselt vähem. Jah, ka lastesõitude arv, osalejate arv on langenud, et seal ole mitu objektiivset põhjust, et meil tegelikult Tartu rattasralli lastesõitude nii-öelda osaleja rekord ongi läbi aegade Tartu maratonide kõikide laste ürituste osaleja rekord, see oli mingi 3700 last ühel aastal, ei ühelgi teisel jooksul, mis võiks olla nagu kõige lihtsam tegelikult ju, ei ole sinna ligidale saanud. Selles mõttes lastele meeldib väga teha asju, mis on mingite riistadega seotud ja ratas on kindlasti väga selline oluline lapsepõlve mänguasi, ja neile meeldib seda teha. Aga täna meil on lasteürituste osavõtu number selline 2000, 2500, mis oma konteksti arvestades on väga suur. Mingi mõju on siin kindlasti laste arvu olulises vähenemises,
aga teine pool ka selles, et peale Covidi aega on meil siin teatud asjaolude tõttu ikkagi ka väike startimaks 4 euro näol. Et kas see mingil määral ikkagi, ma arvan, 100-200 lapse eemale jäämist on põhjustanud. Et lastel tegelikult see rattasõidu huvi on väga-väga suur ja seesama kommipommi lastesõit ja kõik muud need tegevused, mis siin ka mujal tehakse, need on hästi-hästi olulised, et oleks Tartus rattasallile ja üldse kõikidele nagu rattasündmustele seda järelkasvu. Ja väga oluline on ka see nagu perede koos hoidmine see, et kui isa käib kuskil iga nädalavahetus mingisugune maastikurattasarja sõitmas, et sinna see laps kaasa võtta, kes siis on oma kommipommi sõidul need esimesed sõidud tehtud, siis seal maastikurattasarjas saab lastesõitudel kaasa lüüa ja ma ei näe, et rattasõit oleks Eestis kuidagi selline väljasurev asi, absoluutselt mitte, et anna ainult võimalust. Et tegelikult peame ka arendama seda, ütleme, linnapilti ja neid rattateid ja et oleks inimestel kus liigelda, et siis ka järelikult neid, kes rattasega tulevad on. Et Gert, kui palju sina ise nüüd ratturina ära kasutad neid kergliiklusteid või kuulub ka sinna kildi, kes ütleb, et liiga ohtlik on rattatee peal sõita, et pigem lähed maanteele? Täiesti oleneb sellest nii-öelda sellest kergliiklustee pikkusest, et kuule, paneme selle pausile korra. Ma sain reekrambid. See juhtab ropendama nii valusalt. Kas sa oled jooksmisega liiga palju tegelenud? Ma arvan, probleem see, et me oleme millegagi tegelenud nädal aega. Peal istumise. No okei, ma luban sul sisse, et ühe jupi sellest. Nii, jah, selge, sõidame rattaga, peangi rattasega ise ka minema. Aga lähme teema juurde tagasi. Et Gert, kuidas sinul on siis rattateede kasutamisega? Kui teed on selles mõttes mõistliku pikkusega, siis ma alati kasutan neid. Et iga mingi paarisaja meetrise lõigu pärast ma ei hakka seda põiget sinna tegema, et ma nüüd sõidan rattateel ja siis tulen tagasi sõiduteele. Et aga kui ma ei tea, siin Tartu puhul lähtepoole ja see siuke pikk kergliiklustee, siis ma muidugi nagu kasutan. Või sõidan kodust linnast väljagi ja kergliiklusteed pidi on mõistlikum minna, siis ma kasutan seda ka nagu nii-öelda, et soojenduse mõttes sõidan linnast välja ära ja siis hakkan oma nii-öelda siis trenni tegema, et ja eks nende ikka seal on, kes on lapsevanemad kärudega, koertega jalutamas niimoodi, et koer on ühel pool teel, siis on see nii-öelda see rihm vahel ja omanik on ise teisel pool teed telefonis ja tegeleb millegi muu. Eks ta siuke džungel nagu on. Et mu enda peas isegi jookseb siuke skets, kuidas lapsevanem siis on vankriga nagu kergliiklusteel ja ütleb, et mine sõiduteele ja siis järgmine hetk nagu oled sõiduteele, siis see sama inimene sõidab sulst mööda, et mis sa siin sõidad, et mine parem kergliiklusteele, et siuke ongi, et seal, kus mina olen, ma ei taha, et sa oled, et siuke raske olukord nagu natuke on ja vahepeal mõtled, et põikad vaikselt mööda, siis ehmatad, lased kella, siis ehmatad, et siuke proovin, ma ikkagi üldiselt proovin niimoodi, et ei segaks teisi ja endal oleks ka turvaline, et neid samamoodi neid igasugu kergliikluste otsi, kus tulevad pimeda nurga tagant mingid väljasõidud majade juurest kuskilt, et kui sa ikkagi ei näe sinna nurga taha, ja siis iga paarikümne meetri tagant ei taha nagu oma hoogu nagu päris nulliga pidurdada, et siis neid lõike ma ka väldin ja sõidan lihtsalt sõiduteel, et seal ma olen nagu kõigile tegelikult rohkem nähtav. Et see argument, et autojuht ei saa nagu normaalselt seal meetrise või 1,5 meetrise vahega sust mööduda, et sul on ju, tegelikult on ju rool käte vahel, et ja ega sa ei võida ka sellest midagi, et kui sa seal teed 5 sekundit varem selle ohtliku mingi möödasõidu, et
no jah, sinu jutust jääb natuke kõlama see mõte, et ega iga liikleja peab ise tagama enda ohutuse ja ratturina seda tehes sa oledki sunnitud teinekord ka tee peale minema, sest võib-olla mõned kergliiklusteed on sellisel kujul disainitud, et ei ole mõeldud kiiremini liikumiseks, kui tegelikult seda on siis lapsevankriga pereema, et see on vist lihtsalt paratamatus. Jah, kahjuks nagu nii on, et kui need oleks nagu selles mõttes süsteemsed ja siuksed katkematud, tahaks nagu öelda, või loogiliselt kulgevad linnast välja või linna ümber või siis siis nendel on nagu absoluutselt oma koht, aga kui neid tehakse nagu täiesti suvaliselt läbi mõtlemata, kes seal nagu liiguvad, et jah, sul võib seal ju asfald ja mingit eraldusriba valged jooned peal olla, aga kui see on nagu hästi palju häiritud ja segatud mingite teeotste ja asjadega siis või linnamööbliga, siis teda ei ole nagu mugav kasutada ja turvaline. No siin Silveriga just ennem arutasime, et Hollandis ei kanna keegi kiivrit. Eestis surutakse, et peab kiiver olema ja käiakse isegi teinekord kontrollimas või tehakse kampaaniaid. Samal ajal, kui meil on siin alla 10-aastased elektrirolleritega seal samadel kergliiklusteedel korraldamas olukordasid, mida parem näha ei tahaks ja seal ei sekkuta. Et kuidas seda, Indrek, kommenteerida, et meil liikluskultuur jätab veel natuke soovida? Sa oled üsna leebe, jah. Palju jätab soovida ja ma arvan, et kõige suurem kaos tegelikult ongi nende kergliiklejate vahel, nende uute lisandunud liikumisvahenditega, et need elektrirollerid ja Tartu kontekstis peame natuke rääkima rendiratastest, mis siis ka tuiskavad mööda linna sellise väga ikkagi suhteliselt suure kiirusega ja kontrollimatult, et olles ise umbes 40 aastat siis Tartu linnas jalgratturina liigelnud, mina leian, et minu jaoks on kõige ohutum sõita rattaga valdavalt samamoodi kui autoga. Et nüüd ma juba sõidan nii palju kui võimalik ka ikkagi neid jalgrattateid või kergliiklusteid kasutades, aga tihti lugu just nimelt seda kaasnevat liiklust on seal väga keeruline nii-öelda ette prognoosida, et kui sa sõidutee peal tead, kuidas asjad käivad, et põhimõtteliselt on liikluseeskirjad seal olemas, siis kergliiklusteede peal sisuliselt neid asju ikkagi ei ole, et seal on ikkagi puhtalt mingisugune džungliseadus, et kellele kuidas midagi nagu pähe karkab ja siis sõidetakse. Aga iseenesest need kergliiklusteed muidugi ei ole saatanast, et vaid on ülihea, et neid on ja neid juurde tuleb ja see on hästi oluline, et nad hakkaksid ühendama loogiliselt mingeid olulisi kohti, et me saaksime rohkem lapsi ratastega koolidesse sõitma ja koju tagasi ja trennidesse sest mis on täna tegelikult näiteks Tartu linnaliikluses kõige suurem koormus, on lapsi vedavad vanemad autodega, et see, kui on koolivaheaeg, pole Tartus mitte ühtegi ummikut, eks. Aga hommikul tipptund kooli viies, õhtul või lõuna ajal koolist tulles, tagasi tuues, siis trennidesse viies, et kui pooled lapsed selle sama asja saaks jalgrattaga ära teha, oleks meil juba palju vähem igasuguseid liiklusprobleeme ja nad teeksid seda hea meelega, kui see oleks võimalikult turvaline, et oleks ühendusteed. Jah, ise 3 lapse isana võin ka tõdeda seda, et ütleme teatud vanuseni sa oled sunnitud neid vedama, sellepärast et kahjuks meil need huvi- ja spordiringid on nii palju üle linna laiali, neid ei suudeta kooli lähedal ära teha, mis tegelikult oleks võti, et hoitaks lapsed kooli juures ja tehtaks huvi- ja spordiringid kooli juures ära, 10. elujaani. Ja läbi sa ei ole seda last ära harjutanud sinna autosse ja sealt edasi on ka väga lihtne teda suunata siis liikuma rattal. Et 10-aastane vanem saaks väga hästi ise juba rattal hakkama, et meie probleemist on see, et me koolitame lapsed sinna auto tagaistmele ära ja pärast on paganama raske neid sealt välja saada. Kui ma võin selle kiivli koha pealt ka paar repliiki öelda, et see on mingisugune huvitav asi,
et linnarattaga või oma vana naistekaga siin linna vahel tööle koju sõites ma ei kanna kunagi kiivrit. Ma panen oma nokamütsi pähe või talvel poole suusamütsi ja tundub kõik väga turvaline. Aga nii kui ma lähen trenni, ma ei kujuta ette, et ma seda ilma kiivrita niisugune alasti tunne nagu. Ja see on täpselt see tunne, mida Gert ütles, et siuke tunne nagu pükse poleks jalas, et kui seda kiivrit peas ei ole. Natuke sama, et kui istud autosse ja jätad vöö peale panemata, et kui sõidad nagu trennis oled, siis tundub, et see on kohe nagu nii vale, et kiiver nagu peab kindlasti olema peas. No mul täna oli täpselt sama moment, et kui ma oleks võtnud oma naise ratta ja tulnud sellega siia, siis suure tõenäosusega ma oleks kiivrit pähe pannud. Aga kuna ma võtsin oma enda võiduka, kuigi ma olen tavariietes, siis tekkis automaatselt see tunne, et ma ei saa ilma kiivrita mindud ja siis panin kiivri pähe. Aga olgu, me rääksime siin natuke vastandumisest, siis tahaks ühe teise teema siia nüüd tuua natukene, et korraldaja versus sõitja. Indrek ja Gert, et mis asi ajab korraldajad hulluks, mida sõitjad ei mõista? Tuleb sul midagi sellist? Tegelikult pigem on võib-olla mitte niivõrd nagu sõitjate pool see, kes meieni, kui võtame Tour of Estonia, et sõitjad tavaliselt korraldajaga väga palju ei suhtle, et midagi oli halvasti või neile ei meeldi. Et pigem on need tiimi spordidirektorid, kes siis vahepeal mädatsevad, kui nii võib öelda. või pigem on see jälle see, et nad on nagu jälle nii enesekesksed, et nad näevad nagu ainult oma tiimi, oma sõitjat ja tema huvi. Tema probleem on kõige suurem. Tema probleem on kõige suurem, et on mingisugune kukkumine, tema sportlane on seal maas, plärts auto seisma, keset teed, ei huvita, mitte miski teda ei huvita enam, et tema tegeleb nüüd ainult nagu oma sõitjaga, et meeter edasi saaks teised ohutult mööda, siuksed asjad ajavad nagu natukene närvi, et jälle see ainult mina. Ja sportlane peab ju eestlik olema, eks ole, et seda siis spordidirektor justkui peegeldab seda. Gert, aga sina vastupiiselt sportlasena võistlustel näed sa asju, mis panevad küsima, et miks see nii pidi korraldatud on, ma tahaks teistmoodi? Nüüd enam mitte, sest ma ise näen ju tegelikult kogu aeg seda köögi poolt ja ega enamus asju ongi niimoodi, et kui keegi meile mingid märkused nagu teeb, siis ma üritan nagu selgitada asjade tagamaid, et tehtud lahendused ongi ju ikkagi selle jaoks, et nagu sellel suurel massil nagu oleks üldiselt nagu hea kõike või võistlust nagu sõita, on ju. Et ei ole nagu ainult see, et tuleb seal see eliidipunt esimesed 100 läbi ja siis nüüd teistest meil on nagu kama 2, et me peame ikkagi võrdselt kohtlema ja seda siis keskmikku nagu siis tegelikult toetama oma tegevustega, et. Hea näide on siin võib-olla näiteks see radade valik, et võtame see sama Tour of Estonia Tartu linna ring, et reaalselt korraldajana on see alati mingisugune kompromiss nendest võimalustest, mis meil loodus siin Tartu linna vahel pakub, nii-öelda tänavate võrgustik ja lõpuks see keskkond, mis jääb nii-öelda võistlusest välja, need tuhanded või 10 000 inimesed, kes ei ole selles võistlusest nii väga vaimustuses ja kes tahaksid ka kuidagi nagu ellu jääda ja siis sa seda rada seal vormid püüdes neid kompromisse kuidagi nagu tasakaalu saada. Et sportlased teevad Eesti ratturitega hea kontakt, mul tuleb kogu aeg siukseid häid mõtteid, et kuule jumal äge, teeme hoopis sealt selle raja ja nii edasi, et eile või üleeile Mihkel Säim saatis Tartu linna ringi uue versiooni jälle, mis meil tegelikult on laualt läbi käinud
olekski äge, väga vinge ring oleks parim, mis meil kasutada oleks, aga tegelikult blokeerib jälle mingisugused linnaosad ära, kus liikuda ei saa. Nii et kõik bussiliiklus, kodudest välja pääsemised ja kõik need siuksed nagu peab nagu arvestama. Kas sa oled mõelnud selle peale ka, et viia Tartu, ütleme etapp siis vana Tartu GP linnast välja, et on ainult start-finish kuskil linnast sees, aga ring ise on linnast väljas. Pakub Tartu üldse selliseid võimalusi? Kindlasti on need mõtted ka läbi käinud peast. No tegelikult naistesõit ju sellisena toimus, et start oli kesklinnas, põrutasime linnast välja, tegime seal mingisuguse 6-70 kilomeetrise pauna, tulime linna tagasi ja tegime paar linnatiiru peale. Oluline selle asja juures on see, et selle, sa ei saa nagu vahepeal seda võistlusringi täielikult liikluseks avada ja siis jälle sulgeda. Ja samas on see jälle ülimalt nagu ebamõistlik ja suuri proteste tekitav, kui sul on tänavad suletud, aga seal ei juhtu mitte midagi. Et kui me leiame nagu sellised lahendused, et me saame seda aega selliselt ära kasutada, et proovid teevad väljaspool linna mingisugust pauna ette ja siis linnaringi sulgemine on selle võrra hiljem või siis nagu naistesõidu ajal toimusid lastesõidud selle ringi peal, et siis on need lahendused täitsa mõistlikud. Aga eks see probleem ole, et sealt, kui sa teed selle starti sealt kesklinnast, siis selle starti välja konvoeerimine on ka päris tõsine ettevõtmine, et kui on head lahendused, nagu selle naistesõidu puhul oli, kus sai seda suhteliselt lihtsalt teha, siis ei välista üldse. Kas mulle tundus, et sa mõtlesid pigem nagu isegi seda, et viia kogu see start ja asjad ka nagu kuskile linna piiri peale ja linnast teema? Kesklinnast üldse linnaserva kolida näiteks a la, ma ei tea, kas siin Tähtvere pargis või on see Rahvamuuseumi juures, kus need linnaservad meil on? Kas see on võimalus, aga ma arvan, et see on selline allakäigu trepi algus, et kõigepealt kesklinnast ära linna äärte ja siis linna äärtest ära sinna metsa äärte ja lõpuks minge sinna metsa taha ja sinna me lõpuks sureme ja sinna meie kondid maetakse seal metsa taga ja tüvasti proovi tasemel rattasõit Eestis. Et sellest võib-olla saaks siis rääkida, kui tõesti näiteks Eesti tuuri puhul oleks meil siin 4 või 5 etappi, et kõik ei saa ju linnas nagu toimuda, et muul ajal tõesti, et stardime mida iganes kuskilt Ülenurmelt või kuskilt mõnest teisest linnast üldse, et see tuleb absoluutselt ju saab nagu nii olla, aga et see üks etapp, see GP sellisel kujul nagu tegelikult ju võiks säilida, püsid nagu linnapildis, näeb ka see, kes nagu juhuslikult mööda jalutab, küsib, mis siin toimub, ja ei tohiks nagu nii suur probleem see olla, et siin linnaliikluse see on nagu kindlasti ma usun, et ka mingil määral see raha paneb jälle asjad paika ka selles valguses, et ma näen Prantsusmaal hästi palju on hakatud korraldama ka ASO Paris-Nizat või Critérium du Dauphiné'd finishitega linnast väljas ja startidega linnaservas. Aga seal taga on ka väga suur teleproduktsioon ja kogu see pilt tegelikult jõuab fännini, et mis omakorda tõstaks meil ka oluliselt kulusid, kui me peaks sellise võimsa teleproduktsiooni püsti panema. Jah, kui korraks üldse hüpata tagasi nende arendusteemade juurde ja selle telejutu siia tuua kõrvale, siis mis iganes tulevikus need võimalused paraneksid, et ma arvan, et see vähemalt veebiülekande, aga miks mitte ka teleülekande tootmine ikkagi on üks olulisemaid prioriteete, et tänapäeva rattasõit ikkagi tipptasemel. Ilma selleta ei ole ikkagi päris see, et selles mõttes nagu fännide kriitikat ma täiesti nagu mõistan ja jagan ja tahaks teha kõik endast oleneva, et need ülekanded tuleks, et
tulge kõik fännid appi, paneme seljad kokku ja teeme selle ära. Võib-olla see aasta enam ei jõua, aga mine sa tea tegelikult, kui praegu keegi klotsi väikse laua peale paneb, mitte isegi väga paljude nullidega, siis jõuaks ka see aasta veel. Siis jõuaks ka võib-olla VIP-telgi püsti panna ja veel tasuta õlut jagada nagu vanadel headel aegadel. Mäletan, ise õppisin Tartu GP-d tundma fännisektorist aastaid ennem kui rajale jõudsin. Jah, need olid imelised ajad, et võt siis oli tõesti Tartu Rattasalli ja Estonian Cycling Weekend, nagu me toona kogu seda profisõitude karika või sarja koondnimetusega nimetasime, siuke suur Eesti maanteeratturite festival, et kõik vanad peerud tulid Tartusse kokku ja see võitlus, kuidas sinna külaliste alasse seda kutset saada, see oli omaette siukene punase vaiba test, et olid ägedad ajad, olid head sponsorid SEB panga näol, kes suuresti selle pulli seal kinni maksis ja oli hea partner Atlantise näol, kes laua kattis. Täna kahjuks ei ole neid häid partnereid. Et seal olekski nagu ikkagi see ülekanne nagu toetaks hullult seda lounge'i ja sellist teemat, et tegelikult oleks ju, ma arvan, kes muidu võib-olla vaataks kodust, aga on nagu siin piirkonnas, siis kui sul on väliekraan, sul on võimalus osta, süüa, juua selle sama valdkonna inimestega nagu chillida ja samal ajal, kui just keegi mööda ei ole sõitmas, siis omavahel nagu mingeid asju arutada ja rääkida, et see nagu toetaks seda, et kui on ülekanne, on ekraan, on selline lounge'i või VIP-telgi värk, siis see tooks nagu päris palju seda melu ja elu nagu juurde, et. Ja mujal maailmas toimub see tegelikult ikkagi mitte see, et korraldaja teeb seda kõike tasuta. Jah, mingile sektorile võib-olla küll, aga tegelikult külalised ise ostavad sinna pileti ja kõik need 10 000, mida me näeme seal Belgia klassikutel, need suured töögatud telklinnad, tegelikult kõik pealtvaatajad maksavad selle ju kinni, et see, ma ei tea, 150 €, 200 €, mis need nagu piletid seal on. No selge see, aga siin, kuna lõpetuseks siis on mulle kummagile üks küsimus ja kuna meil jutt läks nüüd natuke söögi peale, siis hakkasin kohe mõtlema selle peale ise, et mina olen juba siis ütleme sellises staadiumis harrastaja, et üks hea külm õlu peale rattasõitu või pingutust on päris hea taastusjook ja ega enam grilllihale ja friikartulitele ei ütle ammu, et mis staadiumis sina Gert sportlasena oled, et mis sinu lemmik finišitoit on või peale pingutust? Sa juba mainisid nagu päris head asjad ära, et olen ka seal maal, et oskan seda ka nautida seda poolt, et kui on pingutus, siis on ka pärast piitsa ja präänikut nii-öelda, et väike preemia, et kellele see mis on, et samamoodi mingit. Et gramme enam ei loo ja proteiinijooke finišis ei joo? Jah, selles mõttes teen, kuidas tuju on parasjagu, et on üht ja teistpidi. Aga Indrek, sinult ma küsiks hoopis teist asja, et kuna me siin Tour of Estoniast räägime, et siis Tour of Estonia ajaloost seik, mis sulle on eredalt meelde jäänud või mõni moment, mis sulle on meelde jäänud? Mis sind seal uhkeks võib-olla teeb? Mul on arvuti desktopil üks foto. Ta on küll selline väiksena seal nurkas, aga vahepeal ma klõpsan selle foto lahti ja seal me oleme kaelakuti aavupikkusiga. Kallistame üksteist, mõlemal on valged Tour of Estonia liiksärkid seljas ja suud kõrvuni. Ju siis Ahka mingisuguse hea tongi temale omaselt just pani, aga see tegelikult on, peegeldab mõnes mõttes seda Tour of Estonia sünnilugu, Tour of Estonia logo tegelikult on ju Aavo Pikkusi allkirjast tuletatud ja kogu meie rattasporti siukest kuulsat minevikku ja loodetavasti sama kuulsat või kuulsamat veel olevikku ja tulevikku. Ja võib-olla
see pilt on, mis minu jaoks on nagu väga oluline ja südamelähedane ja alati, kui ma tunnen, et kurat, ma enam ei jõua selle jamaga võidelda, et siis teed selle pildi suureks ja vaatad Afka kõrvuni olevat suud ja säravaid silmi ja mõtled, kurat, ikka äge värk on see rattasport, et ma ei saa, ma teen edasi. No, ma usun, et siin Eesti rattaspordi kogukonnas on piisavalt inimesi, kes samamoodi mõtlevad, et ilgelt kihtvärk on tegelikult see rattasõit ja meil on ju selles mõttes üks tippüritus siin Tour of Estonia näol, mis on ikkagi Eestimaa velotuur. Et tuleme siis rattakogukonnana kokku, tuleme siia Tartu ringile kaasa elama, tuleme tee äärde, kui on Tallinn-Tartu GP ja see aasta ma saan aru, et on võimalik ka Tallinna Spirital velotrekil kaasa elada. Nii et tuleme kokku, et Indrek tuleta meelde siis kõigile rattafännidel, mis kuupäevadel see meil toimub ja kutsume ikkagi need klubid ja harrastajad raja äärde. Alustame siis 4. juunil neljapäeval praeguse plaaniga kella 3 päeval juba siis proloogiga Tallinna velotrekil. Orienteervalt 4 tundi on tänane see arvestus, et see 120 ratturit sealt läbi lasta. Reedel sõidame siis, reede on siis 5. juuni, eks. Sõidame Tallinnast Tartusse, start kell 11 endise Ülemiste hotelli praeguse, mis ta on, hotell Mercury eest, nii nagu ikka. Sealt Piibe maanteed mööda ja läbi Järva-Jaani ja Jõgeva ja Palamuse ja sealt me ikka Tartu poole tuleme. Ja umbes siis 3:30 paiku või seal kuskil peale 3 natukene peaks olema finiš Lossi tänavat mööda üles Toomemäele. Ja siis nii-öelda Queen Stage on siis laupäeval 6. juunil Tartu linna tänavatel. Kui ma ei eksi, siis kas oli 13:30 starti aeg, et kuna sellel aastal programm natukene muutus naistesõidu ärajäämise tõttu, et siis ma võib-olla niimoodi peast neid kellaaegu ei tea ja umbes siis kella 5:30 paiku peaks võidusõit lõppema siin Tartu linnaringil. Nii et tulge aga kohale ja pühapäeval muidugi kõik Tartu rattarallil 45 aasta, no väike juubel, kõik saavad joonele panna, kas võidusõita või niisama kulgeda, tempogrupis kulgeda, distantsi on kõikidele jõukohaseid, nii et ja laupäeval lastesõidud ka niimoodi, et saab hommikul lapsi sõidutada ja pärast Tour of Estoniale kaasa elada, nii et väga võimas nädal lõpp tuleb. Minu arust, et see proloogi teema velotrekil, mis ma tahaks lisada, on see, et väga hea võimalus näha oma lemmiksportlast pingutamas terve pingutuse vältel, et ta ei kihuta lihtsalt mööda, vaid sa reaalselt näed ja saad kaasa elada nagu terve aja, et kui sõit toimub, et asja armastajatel siis palume nagu välja tulla ja kaasa elama kindlasti Piritale ja ka Tartusse. Ma omalt poolt lisaks, et need 3 päeva kaasaelamist kindlasti ei riku jalga ära Tartu rattaralliks, et sellel ajal ei pea trennis olema, võib rahulikult tulla kaasa elama, trennid ehk ennem ära, saate trennides puhata ja rattarallil ongi purakas jalas, et eelmine päev ei ole mõtet trenni kiirustada, siis on juba hiljaks jäädud. Ja Tartu linna etappi näiteks on ülihea rattaga liikudes vaadata samamoodi, et saad siia-sinna erinevates kohtadesse jõuad ja väga lahe. Aga tänud mehed tulemast, ma näen, et äge Tour of Estonia müts on sul olemas, ma kingin sulle ägeda rattalõvi mütsi juurde. Oi, aitäh. Gert sulle ka, see on ainult pidupäevadeks, seda iga ilmaga pähe ei panda ja suured tänud mehed ning edukat Tour of Estonia korraldamist. Aitäh.